Tere! Mina olen Maurus eesti keele ja kirjanduse toimetaja Maarja Valk ja minu ees on siin täiesti uus 4. klassi õppekomplekt. Ja mul on väga suur rõõm, et minu kõrval istub kirjanik Anti Saar, kes on siia õpikusse loonud väga värvikate tegelaste galerii. Kes need tegelased on ja kuidas sa nendeni jõudsid? Ma ütleks, et see on selline, need tegelased on nagu ristläbilõige sellisest, ma kujutan ette, 4. klassi seltskonnast. Nad on natuke karikatuursed, nagu sellise lühivormi juures võiks eeldada. Seal on poisse ja tüdrukuid, kokku 7 või 8 last. Seal on rahulikumaid ja lärmakamaid lapsi, seal on selliseid edevamaid lapsi võib-olla, kiusakamaid lapsi, tagasihoidlikumaid lapsi. Ja siis seal on peategelane, kellel ainsana ei ole nime. Selle, et nime ei ole, ma avastasin alles lõpuks, kui kõik lood olid kirjutatud, aga see on ka arusaadav, et tal nime ei ole, sest on mina tegelane nendes juttudes. Mul oli nende tegelasteni jõudu tegelikult suhteliselt kerge, sellepärast, et just samal ajal, kui mina neid tekste kirjutasin, siis minu enda vanem poeg käis parasjagu 4. klassis ja tema sõprade ja klassikaaslastega kokku puutudes kogu see seltskond joonistus päris niimoodi vabalt ja loomulikult välja. Tegelikult on sellel õpikul teisigi autoreid, kaastööd tegid ja olid väga tublid, toredad Kuressaare õpetajad, keda kahjuks täna ei ole siin. Ja oli just nende suur idee või mõte, et lõimida siis see eesti keele õpik või see sisukord loodusõpetuse töökavaga. Ja tegelikult kõik need kuuteemad järgivad täpselt seda, mida samal ajal õpitakse loodusõpetuses. See on see, millest tänapäeval on praegu uuenenud õpikäsitluses järjest rohkem räägitakse, et kui me läheme ellu, et siis tegelikult see, mis me teeme, ei jagune mingiteks õppeaineteks. Just. Ja sellepärast tegelikult ongi püütud siia õpikusse väga palju lõimida eri valdkondade teemasid, et küll käsitleda seda eesti keele ja kirjanduse õpetuse kaudu, aga samas ikkagi anda sellele kõigele mingi teine vaatenurk. Just, ja teisipidi ka, eks ole, et kuidas see maailm jõuab kirjandusse. Just, ega niimoodi, selles mõttes, et ka keel on ju osa meie loomulikust keskkonnast, eks ole. Ta ei ole osa füüsilisest keskkonnast või looduskeskkonnast, aga ta on samamoodi loomulik osa meie igapäevast ja meie keskkonnast, mille sees me elame. Idee, mille peale ma tulin, kui ma lugesin sinu tekste, et meil oli et see oli jälle see üks suur eesmärk, et me tahtsimegi kogu seda õppematerjali edasi anda lapse pilgu läbi, et natukene, et kui tavaliselt õpikutes on see pigem selline ülalt alla vaade, et on teadmised ja sina pead need omandama, aga et panna laps natukene, et kuidas laps seda asja mõtestab ja kuidas siis teised lapsed, et kui nad loevad siis seda nende mõtestatud seisukohti, et kuidas nemad sellest aru saavad, et tegelikult see sama idee, mis oli nendes jutukestes, läks edasi ka nende mõistete seletamisse, et seal intervjuusid tegid ja erinevaid nähtusi justkui seletasid lapsed. Ja lapsed ei pea elama ju ka etteantud vastuste maailmas. Selles mõttes, et mul on mitte nüüd ainult nende tekstide puhul, aga üldiselt, kui ma kirjutan, siis üritan ma ju ka nagu pigem ärgitada küsima või esitada ise küsimusi. Et riputada mingisugused küsimused mõtisklemiseks õhku. Ja samamoodi nendes... Iga tekst lõppes minu mälu järgi ühe küsimusega. Jaa, et kuidas sulle tundub, mis sa arvad? Leida vastuse, jaa. Ega see selline ümberkehastumine, mis on ka omaette täiesti hullupööra nauditav kogemus, see ei ole tegelikult üldse keeruline nagu
see lapse perspektiivi võtmine või nii, tuleb lihtsalt jälgida oma lapsi. Nojah, ja kui sa hakkad, mina ütlen selle kohta, et kirjutad porgandi häälega, sa hakkad kirjutama porgandi häälega ja sellest piisab tegelikult, et sa nagu vaatad maailma natuke nii füüsiliselt juba natuke madalamalt ja kohe see kõik tuleb täiesti iseenesest ja kui sa hakkad kirjutama porgandi häälega, siis kõik täiskasvanute maailm tegelikult tundub nagu omamoodi selline kohati täiesti jabur ja absurdne ja mõttetu ja konstrueeritud, ülearu konstrueeritud, et see on enda jaoks ka teraapiline täiesti, kirjutaja jaoks, soovitan kõigile. Suur aitäh tulemast, Anti! Suur aitäh kutsumast!